reisijad, tere tulemast parvlaevale Viiu. Meie reis Etermaale kestab orienteeruvalt 1 tund ja 15 minutit. No Lairit! Kurat, kus see kaetud laud? Kohe tuleb. Kohe tuleb jah. Rahvareides tüdrukud teenendavad. Just. Oleme Hiiumaales jõudnud ja jõle vihmane, nii et ilm küll ei ole väga selline vääriline, et mõnus suveilm on, et ilus vaade merele, tuulevaikus, jõle märg on, aga vähemalt hoiab see jope mõnusalt vihma. Et praegu on tükk aega ladistanud ja vähemalt all on kuiv, nii et alumine riietus on muidugi vale praegu vihma jooks, aga vähemalt hoiab hea sooja ja kuiva, nii et lähme tegutseme kähku, võneme ära. Nii et nüüd ma näitan seda, mis toimub, kui 2 meest tulevad paariks päevaks kalale Hiiumaale. Ainult auto täis, niimoodi, et ära ei mahu, nii et kahekesi, nii et ainult paar asja on. Ja siis tuleb mees, kellel on raudselt auto tühi, on nii või? Ei ole tühi. Sul ka pool täis, jah? Kus kurat? Ikka maine vara on kaasas kõik. No väga hea, nii et tõstame asjad maha ja hakkame kähku püüdma enne kui pimedaks läheb, nii et saab veel valges ära. Putka on aus, ilus selline. Ikkagi valges ei jõudnud võrku sisse panna, nii et peame ikkagi pimedas panema võrgu sisse, aga vähemalt ma olin kaval ja ma tegin juba poes valmis, lappasin kasti, et nüüd on ainult laskmise vaev. Oota ära nii sügavale, mina tuleb kalda poole. Ma vist vaatasin laine korra tõmmata. Ei saa homme muidu seda võrku kätte, kui kontrollima saab tullest. Homme veetase tõuseb 10 senti kindlasti. Aga hommikul saame õhtule, me peame toome madalamasse. Õhtuks tõusis 15 senti. Ja kindlasti, kui te käite võrku panemas, siis arvestage sellega, et vaadake mereveetaset. Muidu on üks päev panete sisse, järgmine päev on sul 20 senti vesi kõrgem ja sul ongi korras. Ja kätte ei saa. Kätte ei saa, just. Lähed ainult ujudes võib-olla. Aga kui ilusti oled hiinlase ära lappanud, siis on teda väga mõnus on nagu kastist välja lasta. Et minule meeldib nii, mõnele meeldib pulga pealt lasta. Ja miks me täna hiinlastega püüame, on see lihtne põhjus, et kui ta lööb seda maltsa täis, siis me lihtsalt viskame selle võrgu pärast ära, et lesta püügil ma tõmban robustselt selle lesta välja ja ei viitsi hetkel, ei ole viitsinud ilusti seda välja võtta. Et muidu võiks ju kasutada saare võrku, mis on tegelikult väga head võrgud on. Aga siin on sellest lesta püügil on ikkagi hiinlane, et viimane kord me saare võrke puhastasime 2 võrku 6,5 tundi, aga merikapsast, mis oli, see oli nii tugev, et seda survekaga ei saanud, aga kuidas teie oma võrke puhastate üldse, et andke kommentaariumis teada. Algajad nagu mõlema. Merika võrku sai esimest korda pandud spetsiaalselt merikale, ma olen enne võrguga saanud merikat lestapüügi käigus. Pigem ongi see, et ütleme, võrgukarjäär on ikkagi olnud pigem lestapüük, selline mõnus, et mulle meeldib veel aktiivne võrgupüük, ehk siis käid iga paari tunni tagant kontrollid, et kas võrgus on juba miskit. No, esimene lestake käes ridvaga. Väike, aga kala. Meri on surnud kalu täis. Keegi on loopinud kuradi võrgus kala välja. Ja kalad ujuvad mööda randa. Siin on üks, siin on 2 tükki. Näe, siin on. Näe, siin on ka 2 tükki pool. Mis meil siit tuleb, sainas või lest? Enne oli üks mudilane ja maltsa hunnik. Sellised käivad siis tühjaks näksimas meil siin neid asju. Korrek mudil. Öösel midagi liikus, aga need kaadrid polnud kõige paremad, sest ei viitsinud suvilast tuua võimsamat lampi. Õhtuga oma 20 lesta saime ikka kätte. No hommikus kalamehed. Ahoi! Aeg minna võrku nõudma. Lähme vaatame, mis siin öösel toimus siis. Laine on mõnus väike selline. Igaks juks panin keemi peale, et üle kahtlemispükste ei lööks. Aga väike. 50 silm ikkagi püüab väiksemad kalad. Ma ei taha teada, mis see teine võrk on. Ja Inapalli nöör. Kala on. Tuleb järjest. Sellega lahti. Ja ega siin nalja pole, kohe tuleb üle ka. Aega on veel. Nii 30 senti. Vaata, pikali ei tõmba. Nüüd tuleb suur olga valmis. Võtab jalad maast lahti. Ülega, jah. Oi, vahepeal taevast. No esimene sainapoiss, jah. Sõbrad kohal ikkagi, aga väike. Kuule, see on nalakas. See on nalakas, jah.
filmimees Ain. kui kõrge! Oi, nüüd tuleb! Taga kari peal siis ilusti. Laine murdub ja vahutab kõik korralikult. Ja meil õnneks lesta tuleb. Kuigi lest on suht väike, võiks suurem olla. No palju kala tuli siis? Arvan 10 kilo äkki. Et vähemalt oli 50 silm, siis ei tulnud seda säinast vaata. Et üks säinas oli, ühe räime saime isegi. Räim jääb igasse võrku kinni. Nii et äkki saab veel räime teistest võrkudest nii, et... See on hea. Ükskord Pärnust tulin, Keskkonnaamet bussiga olid kaldal vastas. Hakkasid magusad ütlema, no kuidas oli, kala said, võtsid, ma mõtlesin niisama aja peal jutt. Ei, et vala ikka kalakott tühjaks lume peal. Mõõdeti kõik üle. On, kui on üle 50. Üks kala on sul piiri peal, ma mõtlesin, mis see tähendab piiri peal. Täpselt kuradi mõõdul. Millega sa mõõdad üldse? Ma mõtlesin silma järgi. Ossa, said nii kurjaks. Ja trahvid enne? Ei, no mille eest, polnud midagi teha, kõik oli õige. Kohe näha, et suurem silm, kala ka kohe ilusam. Need tulevad ilus. Säinad. Ja küll. Väga suured ilusad säinad ju. On. Aga hea Aine on kevadi ära rullit selle ketiks. Kahjuks säinas sees. Sest suurem silm kohe. Suurem silmas on kohe säinas ka. Aga küsimus on see, kuidas mitte kats ära. Vaugub. Tuleb Laine. Kõrk on niimoodi maltsa täis. Mine edasi. Oppa. Tuleb jälle, järgmine. Järgmine. Nüüd tuleb suur. Tuleb. Kõige hullem, kui ta murrab ta. Võtan ankru kalda poole. Võta. Lähme siis võtame ankru, veame ankru kaldale lähemale. Siis on lihtsam välja, et laine on päris tugev. Ja päris hästi loobib. Ja siin veel eriti, siin on lausa ankru ära sõidatud niimoodi, et võrk on rull lihtsalt, põhjast on näha, kuidas ta läheb. Et selles mõttes lohistan kaldale selle. Väga vähe kala. Hunnik sainas. Võta kast ära kogu kette. Ilusad suured sainad on. Hea koteti materjal. Korralikult võrgus sees. Aga nagunii meil võrgud läheb prügikotti, nii et väga vahet ei ole. Kuidas need siit välja võtta sel juhul? Mulle meeldib see üks säinas siin, mis on ära fileeritud, millega juba püüame lesta. Nii. Mis näeb väga kole välja. Jah, juba nii pidi. Lastele palun mitte näidata. Ilus selline 1,5–2 kilo peaaegu. Vastab tatti annab selle võimaseks. Meil on teine matkaauto ka katki. Üks võti uppus ära. Pani taskusse, Laine käis üle. Käima enam ei lähe. Käima ei saa. Signat ei saa maha, uksed vähemalt sai lahti, nii et saab olema huvitav. Keegi ilmselt peab tulema mandrit meile siia päästma seda asja. Kui nüüd võti iseenesest ära ei kuiva ja korda ei lähe. Et selles suhtes on tegevust küll ja küll. Õnneks täna on teine päev.
siis ei ole väga hullu. Küll nad kohale jõuavad. No näe. Ilus pannikas ja õhtul läheb praadima siis. Nii just. Nii, see on küll alamõõduline. Ei ole ka alamõõduline, okei. Kuigi nii väikest on natukene kole võtta. Pärast laseme tagasi. Ja maltsa uinu. Malts on kõvasti. Korraks mingi krevetilaadne või mis asi see iganes on. Tõmbab koortsu ära. Tuli kalasid. Veel tuleb neid. Nad hüppavad kuskilt välja. Võrgu seest, eks nad elavad selle maltsa sees, ma arvan. Teisest võrgust saime siis nii palju lesta, kui siin sees on. Ja nii palju säinast. Et esimene võrk Vipsiks, mis oli, tõi meile rohkem lesta praegu hetkeseisuga. Meile tuli siis vahepeal üks sõber külla. Aparaat on igasuguseid, aga ei ole kuradi seda. Sõber tuli külla. Mis su peremees on küla? Need on mingi keps, ma arvan. Ei, no seda küll. Mine otsi üles hirmne. Aga telefoni numbrit ei ole, kõik asjad on. Minu koeral on telefoni number, kurat. Ära tuppa lase. Ta tahab hirmsasti meie sinna alla minna. No jumal teab, võib-olla on kuradi ulgub juba mitu päeva tühi. Ja ta jäigi mitmeks tunniks meie juurde. Kuna Ain on jahimees, siis ta hakkas asja uurima. Lõpuks tuli järgi talle Hiiumaa jahiseltsist inimene, kes toimetas koera peremehe juurde tagasi. Tuli välja, et tegemist oli itaallaste linnukoeraga, kes oli tõesti ära eksinud. Tavaline kalameeste elu siis. Kõik kohad on segamini, üks kalamees istub meil seal, naudib olekut, vaatab rikkust. Teine kuulab siin mingit... Ahoi! Ma ei tea, kohe mida. on söök valmis nii, et Elmar käib nii, et... Jah, aga kohe on söök valmis nii, et... Võite hakata siia poole sättima. Ja kes muidugi soovib samasugust aagissuvilat rentida Hiiumaalt, siis kontakti paneme siia paremale poole. No hakkas juba päeval ka liikuma miski. Ju alumine on ju väga kena. Oi. Aga maltsa liigub ka nagu näha. Ja läheb. Ja läheb. Jumala ilus kolju. See on nagu lest ikkagi. Näita kolju. Ilus. Kolmas päev käes ja hommikul lähme siis võrke nõudma, nii et lähme vaatame, mis täna seal on. Et eile õhtul õngedega tuli vähe, mõned üksikud ainult olid kalad ja oligi kõik, nii et lähme vaatame, mis võrgud täna annavad. Võrguna siis lesta püügil 55 kuni 60 silmaga, et praegu siin, mis ma avastasin, 50 silma jääb vähem säinast. Ja muidugi, mis mulle meeldib, saare jonnid, saare punnid. Head mugavad, neid on kastiga hea vedada, ei ole all mingit asja, oh jumal. Ikka siin on kaadrut löönud ikka korralikult, siis tule nüüd. Saarlaste lippudel on selles suhtes mugav see, et sa saad ilusti ta kasti panna ära. Nii, vaata, mis siin on. Kas siin saab hunnik maltsa või saab kala ka siin või? Selle pani enne pimedat sisse. Tuleb üks säinas jälle all või lest või? Ei, säinas, jah. Ja 50-sse silma jääb siis see säinas väiksem, et kui 60-sse jääb selline 1,5–2 kilo, siis siia jäävad sellised, ma arvan, piiri peal. Et eks ma tõmban praegu kasti ja siis kaldal arutame lahti need asjad. Et kus mida toimub. Oi jumal.
korraga adruunikel. Lesta tuleb vähemalt midagi. Siin on vist alakas. Eks me pärast mõõdame. Silma järgi tunduvad alakad, tegelikult ei ole. Hops, mingi leht tuli. Et siin ma panin praegu 1,2 meetrise võrgu. Pükstega võid lestale panna ka 1,5 või 1,8, et see hoiab ilusti kotis, et püüab väga hästi. Et ei pea olema see madal. Et siis ta ongi. Aga siin on jah see, et eile ka, et oli teada, et malts ujub sisse. Et ma juba pannes nägin, kuidas põhjast õljus, nii et kuna võrguload olid olemas, siis tuli panna ikkagi. Ja vähemalt tuleb lesta. Täitsa ilusad poisid siin. Ütleks isegi vaata, et võib-olla parem saak kui teises võrgus. Kuule see võrk toodab küll paremini kui see teine. Muidugi teisel oli see, et teine oli 2 päeva sees ja ta oli juba maltsa täis. See sai õhtul värskelt enne pimedat sisse ilma maltsat. Pole mõtet päevaks panna, kui lest on päeval sügavas, et vesi on ikkagi veel nii soe. Ja selleks need saagid on ka sellised pigem kesisemad. Teeme vahepeal reklaamipausi ja täname meie sponsoreid ja loomulikult ärge unustage meie kanalit tellida. Nii saate näha veelgi rohkem meie erinevaid tegemisi. Väike lestake makame vahele. Oi, tillu, selle ma viskan küll kohe tagasi. Sellest isegi ole. Ei hakka seda kaldalegi vedama. Viinama seda. No minu ju. Laps. Pani jalga vahele. Selline 15-sendine heal juhul. Oh, jumal. Siin vahepeal, kui ma sisse vänin, siis lõigi sellised korralikud mudapillud üles kivide vahel. Praegu tunnen, ma olen kuskil ka väikesti kivide peal. Ja eks see vahe oli seda maltsa täis. Oh, jumal. Kuse. Head siin praegu. Oi, seinas. Oi. Kivi. Suur saak. Oi, pekki. Ja kurat ei jälginud kasti praegu. Mängi veel kiviga. Veel enne lõpp. Pekki, oota. Aga jälgi alati kasti. Oota, kivi sai ka sisse. Võtaks selle kurja juurde viskaks tagasi. See oli alamõõduline kivi. Jälle ilus lest. Jääb ka 50 silma ilusat lest. Ja jälle säinas. Aga jah, mõõt on ikkagi kõvasti väiksem säinal, kui on 60-ses. Lähe ära siple. Oi, hakkab jälle täis tulema. Kaldatud tühis. Ei saa panna nii palju raskus siia kasti, suurema kastiga. Mine nüüd. Mine. Sõitis ära enne. Või läks liiva alla? Läksid ära. Midagi on, vaatame, teeme selle ühe võrgu ka. Oled valmis puhastama ja? Võtsid omale istna ja? Ma ei saa aru, miks sa need roogid või? Sest me paneme need pärast kuivama. Ahoi! Tšau! Ma käisin Hiiumaal ja tõin väikse külakosti lestakest. Väga armas. Polegi ammu lesti saanud. Aga mul on nüüd see mure, et tahaks selle kala ära kuivatada ja ma tean, et teil on häid asju siin pakkuda, et kas näitad miskit? Muidugi, lähme vaatame. Meil on pakkuda erinevaid toidukuivateid. On siis lihtsamaid, nagu see siin koha peal olemas, mis sobib ka täiesti siis kodukasutajale. Aga on olemas ka siis profi omad, mis sobivadki siis erinevatele toitlustusasutustele, tööstustele. Aga teil ma saan aru, et on siis ikkagi ka toidukogus natukene suurem. Teile tuleb siis selline keskmise võimsusega toidukuivati. Just, meil on seda lesta rohkem, et see ma vaatan jääb natukene väikseks. Aga kes siin käib ja tahab oma mõned lestad ära teha, siis mulle see tundub jumala asjalik asi ju. Jaa, siin on ilusti komplektis kenasti kõik restid kõik olemas. Panete oma kalad siia kenasti sisse. Saate display pealt ilusti reguleerida aega, temperatuuri. Et saab kuivatada ka peale kala puuvilju, liha. Sügisel ju õunte aeg ju saab ise teha, ise kuivatada õuna, miks osta poest, kui saad ise teha oma ajadest õuntest. Kala on nüüd meil valmis tehtud, aga kuidas me ta pakendame pärast? Selleks on meil olemas täiesti ka erinevad vaakumpakendajad. Et Castro D1 on siis koha peal selline masin, et siin on lausa siis näidised. Korralikult töötav asi, et võite ka oma lemmikjooki kaasa pakkida. On väiksemaid, on suuremaid, et koha peal on siis praegu selline keskmine.
aga kodulehelt siis saab tellida ka koju pisemaid. Et see on juba selline tööstuslik, et võrreldes need, mis ütleme, kalastuspoodides on ja jahinduspoodides, neil on ikkagi need väiksed, et see on juba sellise, ütleme, suurema massi juba tegemiseks. See on ikkagi natukene profim juba, jah. Meil on olemas siis erinevad termokastid, erinevaks otstarbeks, erineva suurusega, et siinpool on siis sellised lihtsamad, sobivad hästi ka matkakastideks, mitmekambrilised lausa, et siin on siis 2-kambriline, et saab eraldi panna mingisugused tooted. Kas või ussid tõugudki niimoodi, et jahedasse, et suvele, et päikest ei saaks? Selleks, et nüüd toit säilik, on meil tegelikult olemas ka külmaelemendid, kui on vaja lühemat aega, siis on olemas selleks vastav element, kui on vaja kauemat aega, no näiteks kalamees läheb hommikul kalale, õhtul tuleb, siis sobib täiesti selline külmaelement, mis hoiab siis terve päeva selle kala värskena. See kala ei pea olema meil miinusest, ta peab olema jahe, sest ega kuumal suvepäeval on see tihti, et õhtuks on juba see kala natukene mäda. Just, ja need sobivad siis ideaalselt meie eriti professionaalsesse kasti, mis sobib hästi just nimelt kalameestele, aga ka jahimeestele, et hermetiline sisu võib kohe siia otse oma kalad sisse panna, külmutuselemendi ja kalale. Tead, mis mulle selle kasti juures meeldib? See on mõnus, et teda saab pesta normaalselt, sest muidu on tavaliselt nende penokastide, nende odavatega, neid ei saa seest pesta. Et jääb ikkagi haisema, selle tõmbad ilusti üle, feeriga puhastad ära ja sul on järgmine kord on ilusti haisuvaba kast. Ja ta on tugev, et kas selle peal saab istuda ka? Meie käime sellega jää peal kala püüdmas. No, olen katsetanud, olen istunud. Aga rohkem on see ikkagi meil kalatranspordiks. On pakkuda siis erinevaid säilitusnõusid. Väga populaarsed on just nimelt roostevabast. Siin on meil siis toidutermosed, supimarmiidid, et talvel hea sooja suppi süüa. Erinevad termosed, veekeetjad, siis väiksemad köögitarvikud, nii professionaalsele kodukokale kui ka siis lihtsalt harrastajale. Erinevad noad, lõikelauad. Mis vahe nendel lõikelaudadel üldse? Ma vaatan, et siin on nii palju erinevaid värve. No need on siis märgistatud tõepoolest värvidega, et ei tekiks siis ristsaastumist ja kalameestele just nimelt on siis sinine kala käitlemiseks. Aga näiteks köögiviljade jaoks on roheline, piimatoodetele valge, et igaüks leiab siit endale vajalikku ja ei pea muretsema, et toimub ristsaastumine, kuna värvidega on siis need õlpsasti meelde jäetavad. Potid, pannid. Ja kui on vaja suurt kalasuppi teha, siis on kohe selline suur 70-liitrine olemas. Ja, või siis lausa 100-liitrine. 100 või? Nii, et saab terve küla ära toita. Just nimelt. Visplid, sõelad. No, potile on kindlasti kulpi ka vaja, erinevas mõõdus siis. See on juba mitu portsu on siia sisse saad korralikult võtta. Et ikka väga korralik, tummine värk. Ja noh, kes ei leia siis oma laivi jaoks õiget sõela, siis siin on hea olemas, kui on 200-milline hea auk, siis on hea võtta, et saab hea august kas või jääd välja võtta sellega, nii et see läheb ilusti sulle. Miks mitte? Muidu on see väikse kulbiga kahmi ja kahmi, sellega võtad ühe korraga laks ja on kõik juba väljas. Siin on meil siis eksklusiivsed lauanõud brändilt Fine Dine, mis siis kaunistavad iga inimese kodu, rikastavad maitsemeele elamust. Ja lisaks lauanõudele on meil ka siis erinevad söögiriistakomplektid, näiteks Amarone Gold, mis on väga selline elegantne, aga on ka siis selliseid lihtsamaid, mis on siis puhtalt roostevaba terasest, väga kvaliteetsest roostevaba terasest. Lisaks on meil pakkuda erinevaid külmikuid, sügavkülmikuid, sügavkülmakirste, projekteerime ka külmkambreid jahimajadesse või vastavalt kliendi vajadusele siis erinevatesse kohtadesse. Ja nagu ikka jahimeestel, kalameestel traditsiooniks on peale edukat pikka päeva teha siis väike saun ja šnaps, et selleks on meil siis pakkuda erinevad baaritarvikud, kuna on tulemas ka jõulud, siis miks mitte poetada ka mõni ese siis kingikotti. Väga hea hinnaga on meil pakkuda ka kilkekomplekt, kus on siis olemas kõik vajalik juba edukaks kokteili valmistamiseks. Ja kes siis sellist kokteili ei soovi, pisut tervislikum, et on siis olemas erinevad blenderid, et saaks siis valmistada endale ka mõne muu kokteili. Seekordne reis siis sai seda moodu, et kala tuli, aga mis oli probleem, vesi on ikkagi liiga soe ja kala oli kaugel, et õngedega väga ei saanud. Midagi tiksus esimene õhtu, teine õhtu oli vaikne, aga võrkudega saime oma kogus ära ja nüüd kuivatame selle kara ära, aga seda juba, kuidas me seda kala kuivatame, näete juba teises videos. Nii et ärge unustage ka meie kanalit tellida. Nii et järgmise videoni.